Minu nimi on Lauri Tõnspoeg ja minu vestluspartneriks täna on Oliver Loode. Oliver, sina oled põlisrahvaste asjatundja. Sa oled olnud ÜROs ekspert ja kuulunud mingitesse gruppidesse. Räägi, mis on eestlastel seost põlisrahvastega? Eestlased võivad kindlasti pidada ennast selle maa põliseks rahvaks, aga rahvusvahelises tähenduses ei võetaks eestlasi tõsiselt, kui me läheme, ütleme, et me oleme põlisrahvast, sest sellel on juba teatav oma tähendus, et need on tavaliselt riigita rahvad, kes on juba, ütleme, tuhandeid aastaid oma maal elanud ja kellel pole piisavalt õigusi. Eesti rahvas on oma õigusi ja oma enesemääramisõigust teostanud selle Eesti Vabariigi kaudu. Selle peale tulebki mul kohe selline küsimus, et kui palju neid põlisrahvaid maailmas üldse on, kellel oma selline mikro- või väike riik olemas on, et kes saavad oma keelt rääkida seal, oma keeles riigis asju ajata ja nii ütelda otsustada vähemalt midagi, mismoodi seal riigis asjad käivad? Võib-olla üks paremaid näiteid on Gröönimaa. Et Gröönimaal tegelikult enamus elanikkonnast ongi põlisrahvad, gröönimaalased ehk inuiidid, Gröönimaa inuiidid ja nendel töötab see nende enesemääramisõigus päris hästi. Aga üldiselt enamus maailma põlisrahvad ikkagi on oma riigita. Et selles mõttes Eesti on ka nagu erand, et meie eelmine president Ilves ütles, et eestlased on põlisrahvas, kes on saanud oma riigi ja võib-olla et see ongi päris täpne määratlus. Sa oled ühtlasi ka sellise ühenduse nagu Uraalik juhataja ja seal sa puutud kokku just nüüd ütleme meie nende keelehõimlastega, kes on siis soome-ugri nii ütelda rahvastes, et kas nendest meie nii ütelda sugulashingedest või keelehõimlastest ongi siis nagu ainult 3 riiki olemas, et on Soome, Eesti ja siis Ungari? Nii võib öelda küll, jah, et ja just seetõttu meie rahvaid, ütleme siis eestlased, soomlased, ungarlased ei saagi pidada rahvusvahelises mõistes põlisrahvasteks. Küll aga enamus soome-ugri rahvad jällegi on oma riigid, et need on siis need, kes on Venemaal, aga samas ka saamid, Soomes, Rootsis, Norras, liivlased Lätimaal, et tegelikult see soome-ugri maailm on palju laiem ja paljuski see põhiküsimus soome-ugri rahvastel ongi just põlisrahvaste õiguste ja just eriti enesemääramisõiguse, aga keeleliste ja kultuuriliste õiguste teostamine. Nii et selles mõttes siin on nagu väga suured seosed, et maailma põlisrahvaste liikumine, soome-ugri liikumine ja see tekitab ka muidugi Eesti riigile ja üldse nagu Eesti rahvale küsimuse, et mis on meie roll, mis on meie missioon oma hõimurahvaste toetamisel. Kui me nendest hõimurahvastest räägime, siis sina oled kindlasti seda soome-ugri ajalugu nüüd nõrkemiseni õppinud ja uurinud, et kas vastab tõele, et tegelikult kogu Siberi ala oligi meie hõimlaste ala enne kui venelased sinna jõudsid? See on nüüd hästi keeruline küsimus, me võiksime rääkida vist tunde sellest ja ma ei ole ka otseselt fenno-ugrist ehk teadlane, aga selge on see, et see meie algkodu pärineb kusagilt seal tuuralite tagant ja sealt me oleme tulnud ja et paljude meelest meil ei olegi ainult ühine keel, aga ikkagi ka teatav selline meelsus või kultuuriruum ja teatavad väärtused. Kui me räägime kogukondlikust pärandkultuurist, et kas siin on ka nüüd, et on Eesti sees ju meil olemas setod ja võrokesed ja saarlased, et kas me peaksime kuidagi Eestis eristama neid põliskultuure ka? No me võiksime alustada sellest, et ka riiklikul tasandil teha selgeks, kas Eestis siis on rahvusvahelises mõistes põlisrahvaid või ei ole. Eesti riigi senine seisukoht on olnud see, et meil ei ole põlisrahvaid. Küll aga tekitab küsimusi näiteks setode olukord, sellepärast et setod täidavad praktiliselt kõiki rahvusvahelises mõistes põlisrahva tunnuseid ja kriteeriumeid. Ja lisaks setodel on ka esindusorgan nimega Seto Kongress, kes on 2 korral, üks kord 90-ndatel ja teine kord 2017 mäletamist mööda öelnud, et setod on põlisrahvas, aga Eesti riik ei ole tahtnud neid kuulda võtta. Eesti riigil on väga lihtne mõelda, et nad on eestlased. Võib-olla, et nad teevad küll seda toredat kuningriigi päeva mängu, aga nad on ikkagi eestlased. Ja see tekitab minu jaoks küll küsimusi, et miks me ei kuula oma enda põlisrahvaste häält? Mõningad ajaloo käsitlused ütlevad, et setod ei olegi eestlased.
No peamine on see, et mida setod iseenda kohta ütlevad, et põlisrahvaste õiguste maailmas kehtib enesemääratlemise printsiip, et kõigepealt sa pead kuulama, mida see rahvas ise ütleb. Kui ta ütleb, et ta on osa mingisugusest suuremast etnosest, no järelikult siis nii on, kui ta ka ikka ise peab ennast eraldi seisvaks, siis peab seda kuulda võtma. Jällegi, et Eesti riigil on väga lihtne pidada vadjalasi eraldi rahvaks, liivlas eraldi rahvaks, aga setodega on millegipärast probleem. Et need probleemi põhjused on sageli ka sellised, millel minu hinnangul et nad ei põhine väga heal analüüsil või ütleme sellisel riskianalüüsil, et siin on tihtipeale tuuakse nagu mingid vene hirmu näitena, et miks me ei või setosid pidada eraldi rahvaks, eraldi põlisrahvaks, aga minu hinnangul need argumendid on nõrgad ja isegi enne seda, kui hakata toetama ja abistama Venemaa hõimurahvaid, võiksime me oma enda riigis teha selgeks, kes on põlisrahvad, kes on põliskogukonnad, sest meil on ka selliseid põliskogukondi, kes võib-olla ei vasta päriselt rahvusvahelisele põlisrahva määratlusele, aga küll aga põliskogukondade omale, näiteks kihtlased. Ja tegelikult selliseid võimalikke kandidaate on päris palju. Haanja mehed ja kui niiviisi hakata vaatama üle Eesti, siis neid leidub päris palju. See kõik on meil ikkagi nagu selline, see pärand on nagu mingi juur, on ju, et vaadates seda globaliseerumist, mis maailmas toimub, et on räägitud sellest, et iga aasta kaob sadu keeli maailmas, et kas eesti keel kaob järgmise 100 aasta jooksul? Eesti keel, ma arvan, ei kao niipea kuhugi. Küll aga on see vägagi õige küsimus meie ütleme siis põliskeelte või siis ka murrakute osas. Kas seto keel püsib 100 aasta pärast? Kas võru keel püsib? Kas kihnu keel püsib? Ja see on just see koht, kus ka riigil on oma roll ja kus riik saab mitte ainult rahaliste toetustega, aga ka oma keele ja rahvuspoliitika kaudu kaasa aidata sellele, et kõik need meie väikesed põliskeeled oleksid elujõulised. Ja eriti kohane on praegu rääkida sellest teemast, sellepärast, et 2019 on ÜRO poolt välja kuulutatud rahvusvaheline põliskeelte aasta, kus ka Eesti riigil on oma roll. Ta on osa sellest juhtkomiteest UNESCOs. Ja ma väga loodan, et selle aasta jooksul mitte ainult riik ei toeta neid põliskeeli, võib-olla mingi täiendava raha sutsakaga, aga et meil tekib ühiskonnas tõsine debatt ja arutelu sellest, kas meil on põliskeeled, kas meil on murdekeeled, keelemurded, mis iganes, aga et me tõesti keskenduksime sellele ja aasta lõpuks oleks meil ka keelepoliitiliselt parem arusaam, kus me oleme, mida tuleb teha. Ja ma väga loodan, et Elurikkuse erakond Riigikokku saades võtab selle üheks oma teemaks. See on meil juba kirja pandud niikuinii. Küll aga nüüd tulles tagasi sinu hariduse juurde, et sa oled õppinud välismaal Pennsylvania ülikoolis, sa oled majanduse mees, et mis iganes siin nüüd nende ugride ja keelte juurde ajas? Tõepoolest ma õppisin majandust ülikoolis ja lõpetasin sama ülikooli, mis Donald Trump, isegi sama kraadiga. Ja ütleme, seejärel üle 10 aasta tegelesingi majanduse valdkonnas konsultatsioonidega ja ütleme selline juhtimiskonsultatsioon, turismiarendus, kohaturundus, kohabränding, aga mingil hetkel kutsuti mind rääkima kultuuriturismi arendamisest Permi komide juurde, kui Tõmkari linna kusagil seal Uurali mägedes, nii-öelda meie algkodus. Ja see oli 10 aastat tagasi ja ma sattusin kokku seal kümnete soome-ugri noorte aktivistidega ja esimest korda nägin neid komisid ja marisid ja udmurte nagu päris elus, mitte ainult kusagil raamatu lehekülgedelt. Ja siis hakkasin nagu niiviisi aktivistina nendega koostööd tegema, ütleme siin mingisugused kultuuriprojektid nagu soome-ugri kultuuripealinnad, mille juures ma ka olin. Ja siis nagu mingil hetkel sellest hobist hakkaski arenema justkui elukutse. Sattusin ÜRO põlisrahvaste püsifoorumisse, olen töötanud ütleme siis rahvusvähemustega seotud inimõiguste organisatsioonides, siin Eestis teinud koostööd Inimõiguste Instituudiga ja Fenn-Ugri asutusega ja nii kuidagi moodi see majandus ongi natuke tagaplaanile jäänud, aga ega see päris see majanduse taust pole kadunud, sellepärast et ka põlisrahvaste mõned põhiküsimused ongi seotud majandusega ja sellega, millised õigused on näiteks tööstusettevõtetel nende maadel kas siis midagi kaevandada või ehitada. Et selles mõttes põlisrahvaste õigused on väga, väga tihedalt seotud ka õigusega maadele, loodusvaradele ja siin peab tegelikult õige põlisrahvaste inimõiguslane peab teadma, kuidas kaitsta põlisrahvaid nende võimalike selliste, ütleme, majandussurvete eest.
sa oled ka ühtlasi sellise Kagu-Eesti või seal kogukonnas sees ja sa oled näinud ka sellist ütelda kogukonna põhist asjaajamist ja majandust ja äri sealt seest, et see, millest me räägime, et me lähme maheda riigi juurde ja teeme seda kõike nagu koos ja oma kogukonnas siseselt ja koostöös, et on see tegelikult nagu reaalses elus võimalik täna. Me oleme 27 aastat kihutanud kapitalismi ja raha himurluse poole ja kõik see tähendab, et küüned on kogu aeg enda poole, et kas inimesed suudavad teinekord ikkagi nagu teineteist aidata ja saada sellest rahast nagu üle? Ja kindlasti see on võimalik, et see toimub igapäevaselt, mitte ainult Kagu-Eestis, aga kogu Eestis, ja minu enda kogemus sellisest kogukondlikust koostöövõrgustikust põhineb Sangaste Rukki külal, kus ma osalesin mõned aastad tagasi ka Sangaste Rukki küla juhatuse liikmena ja see oli nagu see näide, kus erinevad ettevõtted, põllumajandusettevõtted ja turismiettevõtted koondusid selleks, et seda Sangaste piirkonda turundada sellise nagu põneva pärandkultuuriga seotud sihtkohana, kus siis selleks ühendavaks lüliks oligi Sangaste Rukkis. Ja see Rukkis oli nagu väga universaalne, väga hea sümbol, siiani on. Ja ütleme, selle raames kuidagi see Rukki küla tõesti tõi kokku need erinevad ettevõtjad ja kogukonna aktivistid ja me tegime põnevaid asju. Näiteks me rajasime Eesti esimese hobuparkla Sangaste Rukki maja juures, mis on põhimõtteliselt lasipuu, aga sinna juurde siis sellised, ütleme, hobuparkla märgised ja viidad ja see on pealt näha väike asi, aga see oli võimalik ainult tänu sellele koostööle. Ja samuti viisime Sangaste Rukki maailmanäitusele Milanosse. Et on võimalik ja seda tehakse ja ma arvan, et Kagu-Eesti on üks ehk parimaid näited sellest, kuidas kogukonna tasandil see koostöö toimib. Siin võib mõelda Setode peale, Võrokesed ja Vastseliina ja neid tegelikult neid kogukondi on väga palju. Ma kõik ei teagi veel, et tahaks isegi veel paremini tundma õppida ja ma mõtlen, et selle kogukonna tasandi koostööl, aga kindlasti peaks mainima Urvaste külaseltsi, mis on ka just hea näide, kuidas kogukonna tasandil arendatakse välja üks selline toode nagu Urvaste kama või need erinevad Urvaste kamad, mis on täiesti saanud tuntuks üle Eesti. Ja ma arvan, et see on hästi huvitav näide, kuidas see kogukonna koostöö võib olla seotud ka ettevõtlusega. Et täiesti võimalik on ühe MTÜ baasil välja töötada konkurentsivõimeline toode, mille pealt teenida käivet ja midagi siis kogukonda tagasi tuua. Kas me selliste piirkondlike brändidega võiksime siseneda ka nagu maailmaturule, et me teame, et Champagne provintsis, eks ole, kasutatakse neid marju just, millest tehakse šampanjat, et näiteks siis Urvaste küla kama oleks üle maailma tuntud kui Urvaste küla kama. Just ja sellist kama ei tohi kusagil, Urvaste kama ei tohi kusagil mujal toota kui Urvastes, et täpselt võtame küle need mudelid ja võib-olla, et see on ka osa meie mahenutikast visioonist, kus need tooted, mis tulevad Eestist, ongi sellise nagu küla memmede poolt arendatud ja toodetud ja see võib ka olla meie nišš, et ei ole alati vaja tagajada hiigeltööstust, mingisuguseid tohutuid koguseid ja mahte, et võib-olla selles väiksuses ja selles nagu, ütleme, käsitsi tegemises ja selles hinges, mille need külamemmed sinna kamasse panevad. Võib-olla seal ongi see meie kõige suurem lisaväärtus, see väärindamine, et väärindamegi seda memmede oskust. Jah. Kamapaki peale kirjas, memme higi on lisatud. Sa mõned kuud tagasi ületasid uudisekünnisega Eesti peavoolumeedias ja sellega, et Venemaa ei lase sind enam 98 aastat nende territooriumile. Et oled sa nüüd aru saanud ka, et millest see nagu tuli? Ja täpsemini see oli niiviisi, et Venemaale on siis sisenemiskeeld aastani 2073, mis on 55 aastat praegusest, aga ma olen siis 99 aastane, nii et selles mõttes ja mis tähendab, et 100 aastast juubelit siis võib näiteks Peterburis Hotel Astorias tähistada, et võid ka, oled ka oodatud. Luban, et ma välja jah, et see ega täpselt neid põhjuseid ei tea, aga see 2 võimalikku põhjust on. Üks on siis töö või koostöö soome-ugri hõimurahvastega
ja teine on siis krimmitatarlaste kui Ukraina põlisrahva toetamine. Olen ka krimmitatarlastega teinud koostöö viimased peaaegu 5 aastat kohe pärast Krimmi okupatsiooni. Olen kaasa aidanud rahvusvahelise solidaarsusliikumise Liberate Crimea tekkele ja olen üks selle kõneisikuid ja võib-olla, et Venemaale ei meeldinud see, et üks sama vend ühelt poolt toetab krimmitatarlasi ja räägib Krimmi vabastamisest ja siis läheb ja ajab mingisugust kultuuriprojekti karjalaste ja isuritega. Mida on Eestil õppida kogu sellest põlisrahvaste värgist ja sinu kogemusest seal? Põlisrahvaste õiguste maailmas on üks väga oluline põhimõte ja see on vaba, eelnev ja informeeritud nõusolek. See tähendab lühidalt seda, et enne seda, kui mingisugune suur ettevõte või riik hakkab toimetama põlisrahvaste maal, et näiteks mingisugust kaevandust ehitama või ma ei tea, kas või seal mingisugust kiirraudteed või midagi sellist või tselluloositehast, mis otseselt mõjutab seda looduskeskkonda, kus see põlisrahvas elab. Enne seda peab see arendaja võtma sellelt põlisrahvalt nõusoleku. Mitte lihtsalt kaasama teda, mitte lihtsalt kutsuda ta mingisse ruumi ja ära kuulata. Ta peab nõusoleku saama. Nõusolek tähendab ka õigust öelda ei selle põlisrahva poolt mingisugusele arendusele ja see tähendab ka seda, et kui tuleb see sõna ei, siis parem kui seda arendust ei tule. Ja meie peame nüüd Eestis minu meelest hakkama ka juurutama rohkem just seda vaba, eelneva informeeritud nõusoleku põhimõtet, mitte ainult siin setodele või võrukestele, aga kõigile. Et hakkame suhtuma oma rahvasse nagu põlisrahvasse. Me ei pea deklareerima seda põlisrahvana, aga suhtume temasse kui põlisrahvasse ja anname õiguse mitte ainult omavalitsustele, aga ka madalama tasandi kogukondadele, külaseltsidele, asumiseltsidele, anname neile õiguse öelda ei mingisugusele tööstuslikul arendusele nende maadel, mis neile ei meeldi ja teeme nii, et seda arendust siis ka ei tule. Ja see ei tähenda seda, et me oleme töökohtade loomise vastu, et me oleme SKP kasvatamise vastu, ei. Me tahame töökohti, me tahame SKP-d, aga me tahame, et see kõik oleks keskkonnasõbralik, et see ei reostaks meie õhku, et see ei saastaks meie veekogusid ja nii edasi. No võt, nüüd said ära öeldud. Jäi veel midagi kripelduma? Ei jäänud. Väga meeldiv vestlus oli. Tänan sind, Oliver, väga meeldiva vestluse eest ja ma ei teagi, mis lõppu öelda.